1. oktoobril alustab tegevust Maanteeameti tsentraalne eksamikeskus, et tõsta eksamineerimise kvaliteeti, ühtlustada ootejärjekordi ning vähendada korruptsiooniriski. Loodav eksamikeskus koondab kõik eksamineerijad seniselt teenindusbüroo põhiselt töökorralduselt ühtse juhtimise alla. Vajadusmuudatuse järele sai Maanteeameti peadirektori Priit Sauki sõnul alguse sõidueksamitega kaasnevatest muredest. Möödunud aastal sooritas B-kategooria eksami edukalt vaid 48% eksaminantidest, mis pikendas eksamile pääsemise järjekordi paiguti keskmiselt kuni 4 nädalat. Maanteeameti eesmärk on, et liiklusesse ei lubata ühtegi juhti, kelle juhtimisvõimekuse lünkade tõttu võib keegi viga saada või hukkuda. Selle eesmärgi nimel tugevdab Maanteeameti juhtide ettevalmistamist ohutuks liiklemiseks. Tsentraalne keskus hakkab eksamigraafikuid koostama vastavalt üleriigilisele nõudlusele. Muudatus puudutab peaasjalikult eksamineerijate töökorraldust, kes uues süsteemis enam administreeriva tööga ei tegele, kuid peavad nüüdsest olema valmis vastu võtma eksameid mitmes Eesti linnas. Maanteeameti eesmärk on olla seal, kus meie teenused reaalselt vajatakse, see eeldab ametilt klienditeeninduse osas suuremat paindlikkust ning tähendab, et teatud ametikohtadel peavad meie inimesed olema valmis liikuvaks tööks, kommenteerib Priit Sauk antud muudatust. Maanteeameti teenindusbüroodele tähendab eksamikeskuse loomine töömahu ja külastatavuse muutumist, mistõttu vaadatakse üle ka teeninduskohtade võrgustik. 2014. aastal loodud e-teeninduskeskkond on kodanike poolt omaks võetud. 2016. aasta mai seisuga sooritati e-teeninduses pakutavatest teenustest 49% toimingutest just e-keskkonnas. Jätkame e-teeninduse arendamist. Aja ja raha kokkuhoid näiteks juhilubade vahetamise e-teenuse kasutamisel on saanud väga positiivset tagasisidet. Maanteeameti e-teenuste soovitusindeks on 82%. Meie järgmine samm on suunatud arendusele, mis puudutavad ettevõtjaid, selgitab Sauk. Maanteeameti uue teeninduskohtade struktuuri järgi luuakse oktoobrist 4 keskset bürood Tallinnas, Tartus, Rakveres ja Pärnus ning nende esindused säilivad igas praeguses maakonnakeskuses. Lähtuvalt külastajate arvust jätkavad tööd 3 päeval nädalas Haapsalu, Kärdla, Kuressaare, Rapla, Jõgeva ja Valga esindused ning Põlva esindus 1 päeval nädalas. Täiskoormusel jätkavad tööd Tallinna, Tartu, Rakvere ja Pärnu bürood ning Paide, Saue, Viljandi, Jõhvi, Võru ja Narva esindused. Maanteeametil on praegu 17 teenindusbürood.